67-aastane Oleg Persitski on kuidagi uppunud vangla videoistungi monitori taha. Vaevalt, et ta nüüd oma tegusid, mida ta toime pani, väga häbeneb. Pigem see on tehniline probleem. Viru maakohus aga teeb esimeses astmes tema suhtes väga karmi otsuse ja liigkaristusena mõistab talle 18 aastat vangistust. Siia lisandus veel 2017. aastal Harju maakohtu poolt mõistetud kandmata karistusosa 5 kuud ja 26 päeva. Tema poolt toime pandud kuritegude jada on aga äärmiselt jõhker ja halvas mõttes kirev. Oma kõige rängema teod pani ta toime 23. novembril 2024. aastal Rakveres Moonakülas asuvas eramus, kus tungis sisse ja nõudis 77-aastaselt meesterahvalt rahakotti. Seda saamata lõi ta kannatanud korduvalt kirvega, mille tõttu mees suri. Saagiks sai ta mobiiltelefoni väärtuses 100 eurot ja 50 eurot sularaha. Selle juhtumi puhul pole prokurör päris otsusega nõus. Kohus leidis, et selliselt tapmine pole piinav viis. Kohus leiab, et ei ole, et tegemist on ainult julmal viisil tapmisega, et eks siis selles osas ka tuleb lugeda kohtumotiive. Eks ta ongi vaieldav ja kindlasti saab seda hinnata tõendite pinnalt erinevalt, et tuleb siis ikkagi tutvuda ja otsustada ka selles osas, et kas seda on siis mõtet edasi vaidlustada või mitte. Et otsustan seda, olles läbi lugenud kohtumotiivid ja põhistused. Aga mida veel? 11. augustil 2024 lõi ta Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Rakka alevikus kortermaa elutoas teleskoopnuia sarnase esemega korduvalt diivanil lamavat meesterahvast peapiirkonda ning surus oma pöidlat kannatanu mõlemasse silma. 15. veebruaril 2024. aastal tungis ta Lääne-Virumaal Rakvere linnas eramajja ja võttis sealt mitmesuguseid esemeid, tekitades vargusega kahju kokku summas 15 880 eurot. 2024. aasta septembri keskel tungis Persitski Lääne-Virumaal Rakvere vallas Toomla külas suvemajana kasutusse olevasse tallu ning võttis sealt maniküürikarbi maksumusega 150 eurot. Tegemist ei ole selle mehe jaoks esimeste kordadega, jõhkraid kuritegusid on ta toime pannud ka varem. Viimane karistus enne vabanemist oli seal üle 8 aasta röövimise eest ja vabadusse saades 5 kuud oli siis see aeg, millal Oleg Persitski suutis nii-öelda seaduskuulekalt käituda. Esimese varguse toni ta toime juba siis kohe 5 kuud peale vabanemist. Sealt järgnes siis esimene see vägivallasüüdistus, veel mõningad vargused ja lõpuks siis lõppes asi väga ikkagi raske kuriteoga ehk mõrvaga. Prokurör pole veel päris kindel, kas ta selle otsuse edasi kaebab. Kohtuvaidlustes oli tema nägemus karistusest karmim. Kohus ka ju tõi välja selle, et tegemist on väga mahuka, mis ligi 50 leheküljelise kohtuotsusega, siis kindlasti vajab see tutvumist põhjalikult ja seejärel saab otsustada, kas on vajadust edasi vaidlustada või mitte. Juba eelmise kinnipidamise ajal tema suhtes vanglas tehtud riskihinnang pidas Persitskit kõrgohtlikuks kurjategijaks.